Ausus on väärtus, mida sageli esile tõstetakse. See on justkui eetika ja moraali kuldreegel, mille järgi elada. Ometigi jääb sageli märkamata, et tõeline ausus ei tähenda lihtsalt seda, et räägime tõtt teistele, vaid see on sügavam ja isiklikum protsess, mis algab iseendast. Me elame maailmas, kus ausust võib kergesti muuta relvaks. Ma olen lihtsalt aus. Öeldakse tihti pärast teravat kommentaari või kritiseerimist. Seda kasutatakse vabandusena, et väljendada midagi, mis haavab, ilma, et peaks kandma vastutust oma sõnade mõju eest. Kui aususest saab relv, siis ei too see kaasa tõelist muutust ega mõistmist. See vaid süvendab lõhesid, tekitab kaitsepositsioone ja lisaprobleeme. Tõeline ausus on aga midagi hoopis muud. See on valmisolek vaadata peeglisse ja küsida. Mis on minu roll selles olukorras? Millised on minu motiivid? Kas see, mida ütlen või teen, lähtub tõelisest hoolimisest või hoopis minu enda ebakindlusest? See nõuab julgust olla haavatav ja tunnistada oma eksimusi. Ausus iseenda vastu tähendab enda maskide mahavõtmist. Seda, et sa ei püüa jätta muljet, et oled keegi, kes sa tegelikult ei ole. Kui suudame olla enda vastu ausad, muutub ka suhtlus teistega teistsuguseks. Enam ei ole vajadust kasutada oma sõnu teiste ründamiseks või nende vigade suurendamiseks. Selle asemel õpime väljendama end viisil, mis peegeldab nii tõde kui ka empaatiat. Näiteks võib ausus olla: ma tunnen end ebakindlalt, kui sa seda ütled. Mitte, sa oled nii tundetu. Selline lähenemine muudab aususe relvast tööriistaks, mis aitab suhteid parandada, mitte neid lõhkuda. Peegli metafoor aususe juures on väga oluline, sest see tuletab meile meelde, et kõigepealt peame vaatama iseendasse. Meie kriitika teiste suhtes on sageli peegeldus meie enda ebakindlusest või lahendamata probleemidest või ka ebaausatest motiividest. Kui märkame teistes midagi, mis meid häirib, võib see olla võimalus küsida. Miks see mind häirib? Kas see peegeldab midagi, mida ma enda juures kardan või väldin? On loomulik, et tõeline ausus võib olla hirmutav. Peeglisse vaatamine võib tuua esile asju, mida me pigem tahaksime varjata. Meie hirmud, nõrkused ja eksimused. Kuid just selle aususe kaudu saab alguse tõeline vabadus. Kui suudame enda vastu ausad olla, vabaneme vajadusest teiste ees midagi tõestada. Me saame olla lihtsalt meie ise. Inimesed oma ebatäiuslikkuses, aga ka oma kasvamises. Ausust ei ole kunagi kerge praktiseerida, eriti kui sellega kaasneb risk haavatavusele. Kuid see on ainus viis tõeliste ja tähenduslike suhete loomiseks nii enda kui ka teistega. See ei tähenda, et peaksime kõik oma mõtted alati välja ütlema, vaid et valime oma sõnad ja teod selliselt, et need peegeldaksid armastust ja austust, nii enda kui ka teiste vastu. Seega, kui järgmisel korral mõtled jutumärkides aus olemisele, siis küsi endalt, kas ma kasutan seda relvana või peeglina. Peeglina kasutades ei näita see mitte ainult tõde teiste inimeste kohta, vaid eelkõige paljastab see tõe meie enda kohta. Ja just see teeb meist paremad inimesed. Aitäh ja peatse kuulmiseni!